Tere kõigile kohalviibijatele ja teile, kes te meid kooli peal ka otseülekandes vaatate. Meil on väga hea meel tervitada teid siin meie filminädala raames toimuvas külalislektori tunnis. Ja eelmine aasta oli meie külalislektoriks Reimo Sagor. See aasta on selleks aga stsenarist, dramaturg, produtsent ja tõlkija Martin Algus. Ilusat kuulamist! Niimoodi seista siin ees või kuidas teil? Ma mõtlesin, et kas ma pean vastu kogu selle aja seista. Ma võtan selle kätte siis endale. Ja väga hea, aitäh teile. Tere siis, väga tore, et te kutsusite mind. Ma alati hea meelega, ma istun siia samas. Ma alati hea meelega tulen rääkima, kui kutsutakse, et lihtsalt oma kogemust jagada ja natuke endast rääkida ja siis põgusalt ka oma tööst, võib-olla natukene töömeetodist. Et selles mõttes ma küsin alati kohe algul ära, et kui palju siin on inimesi, kes reaalselt kas juba kirjutavad midagi või mõtlevad, mitte võib-olla veel kõige tõsisemalt isegi, aga lihtsalt mõtlevad sellele, et võib-olla oleks tore oma elu või elukutse siduda kirjutamisega, ükskõik mil viisil. Et siin on mõned inimesed on, väga hea. Ja need, kes kätt ei tõstnud, need on ka kuskil siis olemas. Eks see kirjutamine on selline üsna isiklik asi tegelikult ja selles mõttes ma ise mõeldes enda tee peale, siis ma olen küll olnud väga häbelik. Et algul, kui oma esimesi tekste vargsi niimoodi emale, isale võib-olla näitasin, kui ma päris väike olin, aga hiljem siis sõpradele, siis oli juba väga keeruline oli nagu jagada seda ja elu jooksul olen kuidagi õppinud ise selgeks selle, et tegelikult ühel hetkel on kasulik endale jagada seda natukene, saada tagasisidet selle töö siis mingisuguses viimitlusfaasis võib-olla või siis mingisuguses faasis, et tegelikult sellest on kasu. Et seda ma olen õppinud elu jooksul lihtsalt, et ega see tuleb üsna raskelt. Nii, aga ma alustan võib-olla natuke kaugemalt, et kuidas ma üldse siis jõudsin kirjutamise kui sellise juurde, et praegu ma tõesti kirjutan päris mitmel rindel, kui nii võib öelda, et olen saanud katsetada väga palju erinevaid žanre ja erinevaid vorme lihtsalt, mida kirjutamine pakub. Aga ma alustasin niimoodi, et päris väiksest maast madalast juba enda peale mõeldes mul tuleb meelde see selline tung või loomulik sundus lugusid rääkida ja ka nautida lugusid, mitte ainult rääkida, vaid ka tahta näha, kuulda lugusid. Et lasteaias näiteks istusime seal, meil oli mingi mängumaja asemel, oli poistele pandud vana selline veoautokabiin. Me olime väga rahul sellega, et selles mõttes ta oli nagu poistele väga paslik koht, kus jalgu kõlgutada seal esiklaasi vist seal ees ei olnud. Siis seal katusel istusime ja seal ma siis rääkisin oma lasteaia rühmakaaslastele poistele, et eelmine õhtu oli mingi multifilm olnud, siis ma fantaseerisin sellele järgmise osa seal ja siis kõik olid väga rahul ja tahtsid minuga head sõbrad olla, sest mulle tundub, et lugusid kuulata meeldib kõigile. Isegi kui see ise võib-olla ei räägi neid, siis kuulata ikka meeldib. Et see on üks kõige varasem mälestus lihtsalt ja siis ma voolisin ja joonistasin ja siis, kui ma õppisin lugema, siis ma hakkasin ka kohe ise kirjutama. Nii et minu jaoks on see olnud kuidagi loomulik osa üldse läbi elu olla lugude keskel ja kirjutamise keskel, et see tung on ise mu sees kuidagi olnud, ma üritan sellega lihtsalt koos elada ja kuidagi toimida ja seda nautida ja kui ma olen koolis kusagil rääkimas varem käinud ka, siis ma tahangi nagu julgustada teid, et ükskõik milline tung teil sees on, see ei pruugi üldse kirjutamisega seotud olla, ükskõik, kui teil tuleb mingi asi hästi välja, te tunnete, et te naudite seda, tegelikult oleks kasulik sellest kinni võtta ja proovida selle naudinguga ja selle tungiga
mõnusalt koos eksisteerida, sest need asjad, mis teile loomulikult kuidagi antud on, siis need tegelikult ka, neid on lihtsam edasi arendada, nendega on lihtsam koos olla, need pakuvad ka väga palju rõõmu. Et kui keegi sõpradest läheb ülikooli kuskile, ütleb, et see on nii popp eriala, et kõik peavad sinna minema, see on praegu ja see on hästi kasulik ja kõik, aga teie ise tunnete, et te tahaksite hoopis, ma ei tea, midagi muud teha, et teile meeldib mingit aparaate lammutada ja kolviga seal midagi sättida, aga teine tahab minna, ma ei tea, pangandusse näiteks ja surub teile peale seda, siis mina soovitaks ikkagi selle kolvi juurde jääda ja minna seda teed, mis endal kusagil seespool tuksub, et noh, nüüd vana inimesena juba ma võin teile öelda, et see on noh, tagasi vaadates oma elule, et ma võin öelda, et tegelikult on vast oluline selliseid seesmisi tuksatusi kuulata ja ennast läbi selle kuidagi proovile panna, minna kaasa sellega, mis loomulikult suunab. Ja noh, kirjutasin siis teismelise eas sahtlisse enda tarbeks. Tõesti väga harva ma lugesin mõnele sõbrale või pruudile ette midagi, mida ma olin kirjutanud. Ja nautisin kirjandite kirjutamist kirjandustunnis. Seal ka ma ei püsinud teemas tavaliselt, sest ma hakkasin fantaseerima midagi selle asemel, et lihtsalt, noh, ma ei tea, analüüsida mingit raamatut või ühiskondlikku teemat, mis parasjagu välja käidi. Aga siis ma läksin teatrikooli üldse, sealt ma hakkasin kooliteatriga tegelema ja sealt läksin siis teatrikooli edasi. Jube keeruline oli keskkooli lõpus, teil on siin lõpuklassid olete ka, eks ole, lõpuklassid inimesed olete, eks. Mul oli tohutult keeruline just see otsuse tegemine, et kuhu õppima minna. Et praegu ma räägin küll siin lobedalt, et mine selle tungiga kaasa ja vali endale midagi, aga ega see ei olnud üldse lihtne, et mul käisid nii segaseid mõtteid läbi seal kuni selleni, et ma sattusingi mingi sõpradega koos merekooli sisseastumiseksamitele, mis on mulle täiesti nii kaugel ja nii võõras, kui üldse olla saab. Esiteks oli seal matemaatika eksam, mis oli mulle, sellega ma ikkagi maadlesin terve kooli aja, et matemaatikaga kuidagi sammu pidada ja see õnneks otsustas kohe ära, nii et mind visati esimese poole eksami pealt välja, sest ma üritasin spikerdada seal veel ja õnneks see vale tee lõigati väga kiiresti ja julmalt. Mingisugune karmi näoga merekaru tuli lihtsalt, võttis mul õlast kinni, ütles, et palun minge välja ja pani ukse kinni. See selleks, et ühesõnaga sellised kurvid ma läbi tegin aga tänu siis sellele kooliteatrile ma nautisin tohutult seda laval olemist, mängimist, kogu seda protsessi ja tänu sellele ma siis astusin teatrikooli ja see kuidagi määras siis päris pikaks ajaks ära selle minu, millega ma tegelen ja mis mu elukutse on ja kes ma olen, kuidas ma ennast näen, et ma nägin ennast näitlejana, kirjutamine jäi päris pikaks ajaks lihtsalt kõrvale, ma isegi jõudnud väga palju raamatuid lugeda selle kooli ajal, sellepärast et see oli tõesti väga intensiivne kogu see õpingu, kogu see protsess seal koolis, et see on hästi põnev, aga see on tohutult intensiivne. On teil keegi siin, kes mõtleb näitlejaks saamisest näiteks? Väga tore, ma väga julgustan, see on väga põnev eriala valik ja sa õpid ennast väga palju tundma kogu selle õpingu või siis selle töö juures. Ja tegelikult, kui sa tahad kirjutada, siis samamoodi on sul tähtis ise ennast tundma õppida. Ja minu jaoks, ütleme siis, kes ma lõpuks ikkagi maandusin siis sinna, kus ma loomulikult oleksin pidanud maanduma selle sama tukse või sunni ajel siis midagi kirjutada tahta, et sellesse alasse tagasi, aga rikkamana siis selle kogemuse võrra, mis andis mulle teatrikool ja iseendas urgitsemine ja iseenda lahti monteerimine, sa võtad tõesti ennast seal mutriteni lahti, paned need kõik ritta ja siis tuleb mingi õpetaja, ajab need kõik sassi veel, eks ole, siis sa pead need mutrid uuesti üles korjama, hakkama uuesti ennast kokku panema, piltlikult öeldes. Ja siis vahepeal murdud, vahepeal oled masenduses, aga kokkuvõttes, kui sa selle läbi teed, siis tegelikult eneseanalüüsi mõttes on see väga kasulik. Ja näitlemine
teatrikool, see annab üldse mingisuguse ka laiema kultuurialase baasi, et selles mõttes on ta kasulik olnud mulle vähemalt. Ja minu jaoks on ka kirjutamine näitlemisega natuke tähendab seotud, selles mõttes, et ma kirjutades ju ka improviseerin. Kui ma kirjutan dialoogi näiteks stsenaariumisse, siis ma improviseerin 2 või enama tegelase vahel seal, kuulan neid, kuidas nad räägivad, pärast saab alati, mingi jama saab alati maha tõmmata, kui ma ei kuula piisavalt täpselt või kui nad hakkavadki mulle segast peksma seal peas, et siis ma saan pärast parandada, aga minu jaoks on kõige olulisem selle töö juures on austada tegelast ja lähtuda tegelasest, et siis ta hakkabki tõsiselt minuga suhtlema, ta hakkab ennast avama ja kokkuvõttes ma saan stsenaariumisse või näitemängu või raamatusse ma saan tegelase, kes on lihtsalt mitmedimensiooniline, ta on iseseisev olend täiesti, ta on minu jaoks, on ta olend, kes iseseisvalt tegutseb, räägib, mis siis, et ta tuleb minu seest justkui ja mina pean teda kuidagi korrigeerima ja aitama dramaturgina seda lugu hoida võimalikult põnevana jooksmas, mõtlema takistusi, eks ole, tegelastele, millest ju lugu koosnebki takistuste ületamisest. Et kõige tähtsam asi on kuulata seda tegelast, sest vastasel juhul on tegelane lihtsalt mingisugune hampelmann, kes lihtsalt ütleb nagu robotlikult mingisuguseid asju, mida on vaja autoril selleks, et lugu üldse kuhugile jõuaks, et ta jookseb. Ja ta tihtipeale on siis nagu lihtsalt üheplaaniline see tegelane, aga selleks, et tegelast põnevalt võimalikult palju kasu saada tegelasest endast, siis tasub teda austada. Need, kes kirjutamisega praegu tegelevad või mõtlevad sellele, et mõelge selle peale, kui te hakkate midagi kirjutama ja teil on mingi karakter, mingi tegelane, siis mõelge selle peale, et ei annaks teda liiga kergelt käest ära, et ta on võib-olla halb inimene, eks ole, see tegelane. Te võib-olla põlgaksite sellist inimest elus, kui te teda kohtaksite. Aga ärge laske nendel hinnangutel segada oma tööd autorina. Et autor ei tohiks hinnata oma tegelast, ta peaks tegelast mõistma, üritama mõista. Autokorrektor käib kuskil peas, aga vahel jääb maha lihtsalt. et ühesõnaga, et proovige mõista, mitte hukka mõista tegelast ja siis ta hakkabki teile ise rääkima, kes ta tegelikult on, mida ta tegelikult tahab. Ka vastikutel tegelastel on erinevaid soove, erinevaid soppe või dimensioone, mida esmapilgul ei leia, kui sa ta lihtsalt järsult paika paned, et vot see on see halb tegelane ja ta ongi selline. Aga ta muutub lihtsalt siis nagu selliseks mitmedimensioonilisemaks. Et see on üks tõdemus, jah, mida edasi anda selle, mis puudutabki juba natukene ka puhtalt juba töömeetodit, et et ühesõnaga mina jõudsin siis teatrikoolist teatrisse, töötasin Ugala teatris ikkagi aastaid, võib-olla 7 aastat, praegu täpselt ei mäleta, ja hakkasin samal ajal lugema ja otsima näidendeid, mida tõlkida. Ma hakkasin tõlkima, tohutult haaras see töö ja hakkasin materjali otsima teatrile, et üldse mida siis nagu tõlkida, mida pakkuda lavastajatele välja. Ja niimoodi ma jõudsingi ringiga jälle kirjutamise juurde tagasi, aga siis juba teatri formaadis, eks ole. Ja siis ma otsides näidendeid, otsides materjale väljast poolt, ma hakkasin järjest rohkem tundma seda sama tukset, mis mind elu jooksul saatnud on ja hakkasin leidma, et minu sees on ka materjali, mida võib-olla annaks mingisuguse näidendina endast välja õngitseda. Ja proovisingi oma esimesed näitemängud seal samas teatris valmis kirjutada, aga ma ei suutnud seda, sellepärast, et seal oli kuidagi liiga põnev niisamagi olla ja energia sai kõik laval välja pursata endast ja pärast ei jäänud enam piisavalt, ei tekkinud sellist piisavat pitsitust kusagil, et nüüd just nimelt võtta see oma tekst ja minna edasi sellega. Ja siis ma läksin sealt teatrist ära, mul sündis laps ja ma pidin väga suure muutuse elus tegema ja see kõik tuli mulle selles mõttes kasuks, et ma sain hakata tegelikult elu tundma õppima, et mis on ka üks järgmine asi kirjutamise töö juures, mis on oluline, et sa oleksid ikkagi maailmaga kontaktis ja eluga. Muidu sa võib väga super häid asju kirjutada ka ainult teatrikeskkonnas viibides ja sa kirjutad põneva loo
teatri sees toimuvatest süsteemidest, näitlejate vahelistest suhetest, aga need lood, mis mind erutasid, need olid kõik kusagil väljaspool teatrit ja ma tundsin, et ma ei saa kontakti nendega, sest ma ei tea mitte midagi sellest elust. Ma ei tea, kes tegelikult inimesed üldse on maailmas, peale oma pere ja kõigi nende näitlejate, kellega ma koos ühes sellises mõnusas, soojas, pehmes teatrimullis ringi ujusin, ütleme nii. Aga see ujumine muidugi tähendas rasket ja huvitavat tööd samal ajal, aga minu enda huvi oli väljaspool teatrit ühel hetkel juba ja siis ma läksin teatrist ära ja sain sellise väga tugeva kontakti ühiskonnaga, maailmaga läbi selle, et ma sattusin tööle reklaamiagentuuri, mis on selline väga pöörane keskkond iseenesest. Seal kogu aeg on mingi probleem, kogu aeg on mingi kriis, sa pead välja mõtlema tohutul hulgal mingisuguseid asju, mis on seotud päris maailmaga ja sa tunned vahel nagu trotsi seda tehes, sellepärast et need asjad tegelikult ei huvita sind. Ja see kõik, et ma olin sunnitud neid asju seal niimoodi tegema, see ühest küljest andis mulle selle teadmise, mis väljaspool toimub ja surus järjest rohkem sisse poole selle sama kipituse juurde, mis sunnib iseenda asjadega tegelema. Et ma leiaksin sellele pöörasele turundusmaailmale iseenda seest, siis annaksin vastulöögi sellega, mida ma tegelikult tahaksin kirjutada. Ja ma sain oma näidendid ära lõpetada, ma sain valmis need sellises nagu väga pingelises olukorras, mida mul oligi vaja, sest et teatris oli liiga mugav selleks, et tekiks tõeline torkimine, kriipimine hinges, et võtta need oma asjad kätte ja minna nendega edasi. Aga võt seal sellist välist survet, mis sundis mind sisse poole vaatama järjest ja sealt siis välja nende tõeliselt oma tekstidega. Ja siis nende esimeste näidenditega mul läks väga kenasti, ma saatsin need näitemängu võistlusele ja ma soovitangi teil üldse inimestel, kes tahavad näiteks näidendiga ennast proovile panna, siis see on väga hea keskkond, kuhu saata oma töö, sest kui teil läheb hästi, siis on väga tore, et tehakse lahti ka see ümbrik, kus on teie nimi sees. Aga kui ei lähe veel nii hästi, siis keegi ei vaata, kes selle asja kokku kirjutas ja te päästate nahaga. Tuli tagasi vist. Käed higistades tekitasid mingi lühise siia. aga saame jätkata. Kõik on korras. Ühesõnaga, ma soovitan ennast proovile panna selliste võistlustega, mis on tegelikult anonüümsed ja mina, nagu ma ütlesin, ma olin tohutult häbelik, ma ei andnud kellelegi lugeda oma tekste ja minu jaoks oli see hea. Just nimelt rahustav oli see, et kui ma nüüd tõesti täiesti puusse panin selle näidendiga, siis keegi ei tea, et see olin mina. Siis ma saan rahulikult oma muude asjadega edasi tegelda. Ja õnneks läks hästi. Ja siis ma saingi, tänu sellele ma jõudsin stsenaariumite juurde ka, et stsenaristina hakati mind siis kaaluma, kui ma olin oma esimeste näidenditega saanud teatava tuntuse. Ja siis kõige esimene töö oligi mul selline sari nagu Ühikarotid, kui te teate sellist asja, et on üle 10 aasta, eelmine aasta oli 10. aastapäev. Tänapäeval enam ei lubataks teha nii straightforward, kuidas öelda. Et lihtsalt seal võis sel ajal, kui me tegime, võis kõike rääkida, kõike öelda ja muidugi ka näitlejad ise panid veel sinna oma vindi peale, Lauri Pedaja ja kellel olid sellised sidesõnad, mida tänapäeval enam teles isegi hilja õhtul ei lubata kasutada. Aga see selleks, aga tänu sellele ta kuidagi ka, see oli see üks pool, et ta oli üsna selline aus ja noortele läks korda see, et nendega räägitaksegi otse, et ei ole mingisugust suurt filtrit vahel ja see oli, vähemalt tol ajal ta oli üsna populaarne sari ja mina sain oma esimesed siis telestsenaristi ristsed, sain kätte selle sarjaga. Ma olen seda ka rääkinud, et kui mulle esimene hooaeg sai läbi, tohutult pingeline töö, 12 osa oli vaja kirjutada, igas osas on umbes 45 lehekülge, eks ole, see teeb ju, ütleme siis mingi 500 lehekülge laias laastus, eks ole, teksti, mida on vaja kirjutada paari kuu jooksul tegelikult, sest et kusagil 1,5 kuud enne võtteid ma hakkasin kirjutama ja see kirjutamine jätkus võtteperioodil samal ajal, kui juba filmiti, ma vahepeal jooksingi oma stsenaariumiga otse oma kodust, jooksin platsile, viskasin selle lauale, et siin on tekst, õppige pähe ja filmige. Et see aega jäi järjest vähemaks, mida lähemale selle
hooaja ülesfilmimine jõudis. See kuidagi see aja vahe, mis algul oli, see hakkas kahanema, sest ma ei jõudnud nii kiiresti teha, aga ma sain hakkama sellega. Ja kui mulle siis hooaja lõpupeol Tuuli Roosma, kes oli selle sarja produtsent, printis kõik mu stsenaariumid välja ja kinkis mulle sellise pataka, see sama 500 lehekülge, ilus kaanepilt oli kõik selle ühikarottide logoga ja kõik väga tore, ma olin väga liigutatud, aga samal ajal ma nägin hirmuga, et kui ma oleks seda patakat näinud enne tööle asumist, siis ma oleks öelnud, et kuule, see ei ole võimalik, et lõpeta ära, et tegelikult see ei ole võimalik, et ma poleks lihtsalt tööle hakanud. Aga kuna ma olin nii selline uljaspea ja rumal, et kuna ma ei teadnud ja siis tuli jutuks järgmine hooaeg ja siis ma sain aru, et okei, see oli võimatu, aga ma tegin selle ära, ma teen siis uuesti ja tegelikult iga kord läks natukene lihtsamaks, sest et mingi kogemus ja mingisugune taju kogu sellest tööst süvenes ja ma saingi selle tööga alustada. Teatrit ei jätnud ma ka kõrvale, et olen kogu aeg teatriga paralleelselt tegelenud edasi. Ja need kirjutamise viisid on väga erinevad, et teatrile kirjutada, siis sa oled tegelikult täiesti vaba. Et ma õppisin selle selgeks, ma sain aru sellest siis, kui ma otsisin seda sama materjali Ugalale ja ma tõesti lugesin, võib öelda sadade kaupa näidendeid, mis mulle saadeti Inglismaalt, Ameerikast, kastidega, siis oli internet oli veel selline kahtlane asi agentide jaoks ja nad ei saatnud meili peale neid näidendeid, mis oleks olnud palju lihtsam ja kiirem vahend, aga ma kirjutasin otse, vaatasin oma lemmik mingisugused autorid, kes mul seal olid, kirjutasin otse nende agendile, uurisin järgi, kes on agent, ütlesin, et ma olen see ja see Eestist, ma olen tõlkinud juba selle ja palun saatke materjali, et huvitun. Ja siis tulidki sellised kastid Viljandi postkontorisse, siis ma tulin nendega õnnest säradest tõenäoliselt väga idiootliku näoilmega läbi linna. Tulin garderoobi, siis valasin need sinna laiali ja siis istusin sinna keskele ja siis hakkasin otsast lugema. Et siis leida seda materjali, tõesti see oli tohutu kirg, mis seda kõike mu sees kusagil sundis selle kõigega tegelema ja see oli väga põnev. Ja siis ühesõnaga, aga see lugemus, see, et ma nägin neid ja tõlkisin neid väga erinevaid näidendeid, sealt ma õppisin tegelikult kõige tähtsam asi, mis ma sealt õppisin, on ilmselt see, et ma sain aru, et näidend võib olla ükskõik milline. Et kui sa algul, vähemalt mina mõtlesin, et näidend, kuidas ma nüüd ise kirjutan, et see peab olema selline mingi väga oma reeglite järgi või mingi struktuuri mahutuv asi, siis tegelikult vaadates moodsat maailma dramaturgiat, ma nägin, et neid mingeid raame pole, et kõik on lubatud. Et selles mõttes näidendis on tõeline vabadus, mida ei saa kunagi teles ega filmis isegi, sellepärast, et saab muidugi, võib täitsa mingi hullumeelse filmi teha, kus ei ole mingisugust struktuuri, aga need on sellised väga harvad juhused, aga näidendis on see vabadus suurem ja kuidagi loomulikum isegi. Et mõlemal pool ma kasutan ju sõna, ma tegelen sõnaga. Näidendis on sõna tähtsus palju suurem, kui tegu ei ole muidugi pantomiimi või tantsuetendusega, eks ole, aga ütleme siis ikkagi draama tükiga, siis stsenaariumites, olgu siis filmi või telestsenaariumites, on tähtis ikkagi tegevus. Et sõna loomulikult, hea dialoog peaks igal juhul olema ükskõik millises tootes, aga tegevus ja tegevuse ohjamine ja põnevalt tegevuse esitamine nõuabki teatud reegleid, teatud teadmisi ja ma olen elu jooksul ise neid tundma õppinud, olen käinud koolitustel ja internetis on samamoodi palju materjali, mida huvi korral saab väga kiiresti kätte leida. Et filmistsenaarium ja ka telestsenaarium laias laastus tegeleb ikkagi sellise klassikalise 4-osalise loo jutustamisega. Seda võib ka 3-osaliseks nimetada. Aga ma kohe täpsustan. Ma räägin selle kiiresti põikena siia vahele neile inimestele, keda tõesti huvitab ka see tehniline pool. See on hästi lihtne, et seesama teadmine, seesama
noh, õpetus on kusagil Ameerikas aegade, või ta on aegade algusest, aga ütleme filmitööstuse algusest on hakatud seda samamoodi kuidagi analüüsima, et mitte huupi tulistada, sest et seal on suured rahad mängus ja kuidas me ei saa usaldada stsenaristi, kes võib-olla on küll tahtmist täis, aga tuleb kohale ja äkki hakkab kusagile laperdama ja ei tulegi nii põnev see lugu, eks ole, kui me kõik tahame. Ja sellepärast on selle süstematiseerimise ja analüüsiga tegeldud just nimelt sellises nagu suures tööstuslikus keskkonnas, nagu see Hollywood on. Ja mujal ka. Aga just nimelt seal on see kõige olulisem, tabada täppi. Ja siis nad on võtnud vanad müüdid, kõik, mis varem kirjutatud on, ja on proovinud analüüsida, et millest üks põnev lugu koosneb, et kui võtta see lihtsalt tehniliselt osadeks, jagada ära need nii-öelda peatükid, et millised need osad on, millest see lugu koosneva peaks, siis tegelikult saab selle väga, see on muidugi keerulisem see õpetus, aga tegelikult saab väga lihtsalt selle kokku võtta läbi selle, et üks lugu kõigepealt koosneb sissejuhatusest, ta võiks alata väga ideaalsest nullpunktis, kus on juba panused kõrged, juba midagi toimub, eks ole. Et ta ei alga kusagilt ebamäärasest kohast, vaid juba me näeme, et mingisugune kriisilaadne olukord on õhus. See on sissejuhatus, on esimene plokk. Ma ei hakka siis... ma saaks sinna joonistada tegelikult vist. Või kirjutada, tähendab. Ma panen selle lihtsalt, et siis on silm ees paremini. Nii, sellega võib kritseldada, eks ole. Boardmaster, very nice. Nii, siis esimene on siis sissejuhatus. Nullpunkt on siin, eks ole, ees, millest ma ütlen, et see võiks olla lihtsalt põnev käivitav moment kogu loo jaoks. Siis on, mina nimetan seda takistusteks. Või siis komplikatsioonid. See osa on see, kus tegelikult kogu lugu iseenesest toimub. Siis on üks element, on siis kulminatsioon, mis on siis kogu eelneva siis selline, kuhu kogu eelnev tegevus kokku jõuab. Ja 4. element on siis lahendus. Nii, las ta jääb praegu silme ette siia niimoodi. Ühesõnaga, see teine osa on mahult sama suur kui ülejäänud kõik kokku. Ehk siis kogu film või ütleme siis üks osa sarjast on siis pool sellest on see osa, mis räägib reaalselt selle loo kuni kulminatsioonini välja. Sissejuhatus ja lahendus on sama pikk kui see osa siis, eks ole, see keskmine osa. Takistuste osa võib jagada veel omakorda 2. Et keskel lihtsalt panused tõusevad ja asi läheb ohtlikumaks. See ei pruugi alati, see ei ole oluline ainult põnevussarja või põnevusfilmi jaoks, vaid ka puhta draama jaoks, kus on takistused lihtsalt teistsugused, et kui action filmis on takistuseks võib-olla vastasmeeskonna mingisugune hambuni relvastatud ninja, eks ole, siis draama puhul on takistuseks inimese võib-olla enda mingisugused seesmised kõhklused, mis on ka action filmis ju alati tore, kui need on, aga mingisugused probleemid, mingisugused hoopis elulised võib-olla asjad, mis kasvavad, et tuleb välja, et on veel midagi, et selle taga, mida ma kartsin, on veel midagi, et ma ei tea, et mingid kellegi kolmanda huvid on veel mängus, kui sa teed midagi, siis sa kahjustad sellega veel midagi, mida sa ei teadnud, mis võib olla lahutusloos või mingisuguses inimlikus draamas samamoodi. Et selles mõttes ta on universaalne skeem, et sellega saab teha žanrist olenemata, nagu saad kontrollida, kas su lugu jookseb mingit loogilist iidsetest aegadest innustatud loo rääkimise õpetusest välja mõeldud skeemi, et kas ta sobib sinna skeemi, sinna raamistusse ja sa saad kontrollida, kas su lugu selle järgi jookseb. Kui sa tahad sellest meelega irduda, siis on jumala okei, et sa ei pea tegema kogu aeg sellise skeemi järgi ja töö juures üks kõige tähtsamaid asju viimistluse juures üldse ja töö juures on see, vähemalt minu jaoks,
et lõpuks igasugune aimus mingisugusest struktuurist või raamist või mingisugusest tehnilisest vahendist oleks kadunud. Et sa pead lõpuks kirjutama selle loo nii hästi kokku, ükskõik kas sa alustad sellest skeemist või ükskõik kust, et ta oleks elav, iseseisev lugu, et ei paistaks välja sellist konstrueeritust seal taga. Kui me tahame teha kunsti, kui me tahame lihtsalt mingit konstruktsiooni luua, siis see ei ole see oluline, aga kui me tahame teha kunstilise kvaliteediga sarja või filmi, siis kindlasti ei tohiks struktuur välja paista. Ja seda ma olen soovitanud ka, kui te ei taha kirjutada näidendit või mingit jutustust või midagi, siis te saaksite selle sama skeemi tegelikult ka võtta aluseks, et kirjutada kirjandit näiteks või olenevalt sellest, kuhu te tööle kandideerite, saate isegi oma CV niimoodi üles ehitada. Kui on mingi väga ratsionaalne koht, siis ma soovitaks sellega mängida, et kui on koht, tõesti ongi, kus on vaja ainult sellist asjalikku infot, siis võib-olla see tundub liiga mänguline lähenemine ja te tulistate vales kohas vale kuuli välja. aga see selleks naljaga pooleks, aga tegelikult see on igasuguse loo jutustamise selline lihtne skeemikene, mida vajadusel, kui teid huvitab, saab internetist iga selle ploki kohta, mis omakorda jaguneb jälle laineteks ehk sequence iteks, et seal on ka selle kohta igal pool täpsustavat infot ja kõige suurem abimees on ikkagi sellest, kui te kirjutate, kui te naudite ise seda, mida te teete ja siis aeg-ajalt võib-olla piilute algul ka mingisuguse õpetuse poole, aga et ei paneks ennast kinni sellega, et on mingi tohutult tähtis õpetus või siis tohutult idiootselt lihtne, nagu ta praegu seal tahvli peal paistab, aga see on tõesti abiks. Kui sa ei tea seda kirjutada, siis tegelikult see lihtsus just ongi algul võib-olla abiks, et see silme ette kuskile jätta, aga et mitte takerduda sellesse, et mul on mingisugune skeem, mingisugune reeglistik, mis mind kuskilt valvab ja kammitseb, et pigem mitte. Pigem mina soovitaks, kui te alustate kirjutamist, lihtsalt nautida seda, lihtsalt proovida minna olukorda sisse ja hakata nägema ja kuulma seda, mis toimub. Et minu jaoks on selles mõttes alati väga tähtis atmosfäär, mis on üks osa jälle minu tööst, et ma kirjutan teatud näidenditele või ka stsenaariumitele sisse helisid, valgust isegi, sest ma lähen läbi sellise detaili, ma kuidagi ennast viin mingisugusesse seisundisse, kus ma hakkan nägema, mis seal ruumis veel on. Ja kui ma näen neid inimesi, ma kuulan nende hingamist, ma näen valguse värelust silmanurgas mingil tegelasel, siis ma olen temaga kohal seal ruumis. See muutub kõik minu jaoks väga reaalseks ja väga konkreetseks. Ja siis ma kuulen ka seda paremini, mida ta ütleb tegelikult, mis seisundis ta ise on. Kuidas temalt süda lööb, mis hääled kostavad väljast, milline on taustamuusika, järsku hakkab mingi madal mürin kusagilt, eks ole. Ja juba ma olen ise erutunud, ma olen seal sees ja ma tänu sellele olen avatud ja ma võtan vastu seda, mida see lugu mulle ise pakub. Et selles mõttes, kui nüüd siit raamistuse juurest hüpata edasi, siis üks oluline moment on minna sisse sinna sellesse olukorda, mida sa kirjeldad ja seda, mina nimetan seda atmosfääriks, et tunnetada seda atmosfääri ja läbi selle siis olla tegelaste kõrval seal koos tegelastega selles kujuteldavas ruumis. Ja see on väga põnev ja mingis mõttes jällegi, kui seda lihtsalt rääkida niimoodi ja see mõjub nagu natuke skisofreeniliselt, et ma kuulen mingisuguseid hääli peas ja ma ei tea, räägin poes vahel piimapakiga, et mingi tegelane hakkab mulle vastu rääkima kuskil, et ma olen selles olukorras, et ma ei vali. Tegelikult ei ole päris nii, et ma ikkagi lähen nendesse olukordadesse sisse siis, kui ma töötan. Aga mõnikord tõepoolest on see olnud ka, et ma olen kuskil järjekorras ja siis huuled midagi pomisevad korraks. Aga see on lihtsalt, seda ma nimetan rohkem hajameelsuseks, et ma lähen kuskile töörežiimi kogemata ja siis ma hakkan midagi mõtlema. Aga põhimõtteliselt on see tore ja põnev maailm, et olla selles maailmas siin kohal, kus sa saad tegelikult impulsi kirjutamiseks, sa saad mingisuguse teadmise, mingisuguse tõuke, saad inspiratsiooni
päriselt toimunud asjast, millele sa mõtled oma vindi, oma loo peale, eks ole. Olla selles maailmas kohal, kindlasti see on väga oluline, aga samal ajal olla hoopis mingisuguses sisekosmoses, mis on nagu sinu sees, sinu ümber ja tegeleda selle kõigega kusagil arvuti taga ja sul on justkui nagu kaks, sul on nagu paralleelmaailmad, eks ole, ja ühest võtad ja tood niimoodi vastakuti tood siis neisse asju ja võtad sealt välja ja paned sisse, võtad välja. Et minu arust see on päris põnev, et ma igal juhul julgustan neid, kes mõtlevad kirjutamisele ka selles mõttes, et lihtsalt see on päris huvitav. Mingis mõttes on see vahel ka pelgupaik, kui ma olen stressis, ma lähen sinna kirjutamise maailma, ma kuidagi panen natuke endale selle päris maailma ukse kinni ja ma tegelikult tegelen mingisuguse teraapiaga enda jaoks. Ma kirjutan lahti mingisuguseid asju, mis mind natuke ravivad. Näiteks minu viimane raamat, mis praegu alles paar nädalat tagasi ilmus, on siis luulekogu paranemine. Ja seal ma tegelikult tegelesingi, see algas sellest, et ma tegelesingi teraapiaga ja paranesin läbi selle kirjutamise ja samal ajal parandasin teksti. Sest see protsess oli üsna pikk, see oli umbes 5 aastat ja ma jõudsin sellisesse helgesse kohta ja kogu see tekst oleks võinud algul olla hoopis teistsugune, ta oleks võinud olla masendav ja kurb lihtsalt, aga ma jõudsin, ta puhastus läbi selle paranemise niimoodi ära, et ta on tegelikult helge ja positiivne. Ja ma ei saanud, tähendab, ma oleks võinud selle kohe algul öelda, et selline see lugu ongi, aga ma kirjutasin seda enda jaoks ja mul ei olnud tähtaega ja ma olin kogu aeg kindel, et ma ei ole valmis veel, et see ei ole valmis, et midagi, see peaks kuhugile mujale jõudma. Ja lõpuks, kui ma sain aru, et see on, ma nägingi seda, et kui palju minna oli veel, et jõuda sellise kerguse ja helguseni, sest see nukrus jäi sinna alla nagunii, aga ta on siis nagu selles mõttes nagu mingis mõttes heas tasakaalus, kuidas öelda. Et just nimelt, et mitte anda ka kergelt ära asju, vaid lasta neil laagerduda natukene, kui on aega muidugi, eks ole, ega mul, kui mul on stsenaariumit vaja kirjutada, siis on tähtaeg, mul ongi 2-3 kuud seal enne, kui võtted algavad. Ja tuleb lihtsalt ära kirjutada järjest ja võimalikult palju läbi kirjutada, võimalikult palju kahelda ja siis uuesti vaadata üle, aga see on kindlapiiriline tegevus, sest et seal ei ole lõputult aega. Aga need tekstid, mis ma enda jaoks kirjutan, mul ei ole tähtaega, mul ei ole tellijat ja siis mulle väga meeldib niimoodi, et ma kirjutan mingi asja valmis ja ma jätan ta seisma. Siis ma tulen mõne aja pärast tagasi ja kui see mind erutab uuesti, siis ma tahtmata tegelen sellega edasi ja ma viimistlen edasi ja ma mõtlen edasi. Kui see ei eruta mõne aja pärast, siis pole midagi teha, siis ta jääb lihtsalt sinna arvutisse kuskile. Neid tekste on ka arvutis palju, kus ma olen hakanud katsetama midagi ja ma ei olegi tagasi tulnud selle juurde. Aga on ka selliseid näiteid, et ei eruta, siis läheb veel 1,5 aastat mööda, siis ma mõtlen, et mis jama ma kirjutasin, mis asi see oli, hakkab kusagilt midagi nagu kipitama, võtan selle lahti ja ma leian üles mingi vea, mis mul oli seal sees. Kustutan selle ära, lähen tagasi ja ma vaatan, et aga tegelikult on ju kõik korras, et ma saan selle tööga edasi. See on erinevad variandid, ühesõnaga, et see üks selline tekst oli postmodernsed leibkonnad, mis seisis 2 aastat peaaegu. Siis ma olin Itaalias reisil ja kusagil kiirtee all, kusagil bensujaamas või bensiinijaamas seal mingi naviga mässates ja järsku tulid need tegelased nagu ise minu juurde tagasi, kes olid sinna lohakile jäänud poolikusse näidendisse ja järsku ma nägin seda, et see on ju see. Siis ma jätsin kõik pooleli, bensiin, voolama ei jäänud, aga põhimõtteliselt see kõige, siis ma läksin pagasnikusse, võtsin sealt arvuti ja hakkasin kirjutama seal samas ja see naine, laps on autos seal kuskil, mida sa teed? Oota, mul on üks mõte, mul tuli üks mõte, ma pean selle ja siis ma ei mäleta, kui kaua ma seal olin, igal juhul nad olid seal autos, siis ootasid, et kaua see kestab ja ma sain vähemalt nagu selle endast välja pursata, mis andis mulle kuidagi võimaluse selle asjaga edasi minna, et ma markeerisin selle hetke enda jaoks selle kiire sahmimisega seal selles tekstis ära ja pärast ma saingi selle valmis ja Ugalas siis toimus esietendus mingi aja pärast ja mul oli hea meel, et ma ikkagi läksin edasi selle looga. Need on erinevad. Ma lihtsalt
erinevad kogemused, ma lihtsalt soovitangi, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui mingi asi kohe välja ei tule, siis ärge minge ärevusse, jätke ta korraks seisma või minge tagasi ja kustutage mingi koht ära, mis tegelikult on võib-olla väga ilus ja hea, aga leidke endasse jõud kustutada sealt vahelt midagi ära, mis tegelikult võib-olla hoopis takistab seda loo edasist arengut. Et võib-olla on sealt midagi juba liiga hästi, et tuleks nagu veel võtta see hea asi maha ja natuke edasi minna. Sest et seesama takistuste osa, mis te näete seal teises peatükis, ongi reaalselt, sul on vaja loo rääkimiseks takistusi luua. Sest et kui kõik on hästi, kui takistusi ei ole, komplikatsioone ei teki, siis lugu saab läbi teisel leheküljel ja kõik kas lähevad õnnelikult koju magama või abielluvad või oleneb, mis see lugu räägib. Ja te oletegi puntras, teil on 2-leheküljeline väga põnev lugu, aga rohkem seal nagu ei olnudki midagi. Et siis tuleb alati mõelda välja, et midagi läheks nässu, tuleb midagi juhtub, mis ei laseks sellel lool ära lõppeda liiga vara. Nii lihtne see ongi. Selleks on takistused. Tegelastel on vaja takistusi. Seesmised, mis tulevad tegelase enda ebakindlusest või kompleksidest või mingisugusest traumast või lihtsalt tema iseloomust, eks ole, laiemalt öeldes. Ja välimised takistused, mida siis maailm tegelase ette laab. Et jällegi, et mitte unustada seda, et peab olema ebamugav. Me inimestena oleme piisavalt head kõik, et me tahaksime, et ka meie tegelastel tegelikult ju läheks hästi. Aga kirjutades peab olema natuke julmem selles mõttes, et tegelikult sul on kasulik tegelane panna ebamugavasse olukorda pigem, kui panna ta kiiresti, tahad ju aidata, eks ma panen talle, teeme nii, et ta läheb hästi. Aga siis ei ole sul enam midagi kirjutada, et selles mõttes pead sa kirjutades olema natuke üle isegi sellistest küsimustest, mida sind inimesena, mida sa inimesena ei käituks võib-olla niimoodi, aga autorina sul on kasulik ja sa peadki käituma niimoodi, sest lugu ise eeldab mingisuguste takistuste kuhjamist ja mingisugust võib-olla sügavamat, tõsisemat probleemi, mida sa läbi takistuste leiad alles. Ja see on selle töö juures väga oluline. Ja ma vist põhimõtteliselt jõudsin nagu põhilised asjad ära rääkida, mis puudutavad minu enda jõudmist selle töö juurde ja töö iseloomu siis natukene ka. Ja üks pool, millest ma ei rääkinud, aga mis on alati ikkagi väga vajalik minu arust üle korrata, on see, et kui sa tahad kirjutada midagi, siis selle eelduseks on see, et sa loed. Et sa pead lugema, sest et see on lihtsalt nii, seal ei ole midagi teha, et sa ei saa mõelda, et mulle väga meeldiks ennast väljendada, kuidagi kirjutada, aga ma ei viitsi lugeda väga, et las ta olla, las teised, et mina olen see, kes kirjutab, ma ei ole see, kes loeb, nii ei saa tegelikult, et tegelikult ikkagi igasuguse kirjutamise eeldus on ka lugemus ja lugemine ka neile, kes ei taha kirjutada, see on oluline selleks, et lihtsalt inimesena kasvada seesmiselt. Et kui me võtame, et me oleme tegelikult sellised kosmosed, me ei näe enda pead, eks ole, väga lihtne. Ma näen praegu prille, mis natuke reedab, et mul on pea otsas, eks ole, kui ma ennast seespoolt vaatan, et selles mõttes ei ole hea efekt, aga kui ma võtan prillid ära, ma ei näe oma pead, eks ole. Ja see tähendab seda, et kõik siit alates, mida ma näen, on kosmos ju tegelikult, eks ole. Kui ma peeglisse vaatan, siis ma võin mõelda, et see on mingisugune veider illusioon, et keegi on loonud minust mingisuguse avatari, et mida ma näen nüüd, ei, tegelikult ma olen kosmos. Ei ole piire minu sise ja välisilma vahel, eks ole. Ja kui ma oma sisemist kosmost kasvatan, avardan, siis terve maailm, kogu see välimine kosmos, mis on paratamatult seotud sinu siseilmaga, see kõik avardub. Ja ma olen mõelnudki, väga lihtne näide on mõeldagi, et see ongi kosmos ja kui ma õpin midagi või ma loen midagi, tähendab, kui ma loen midagi, siis ma saan iseendaga kõige tugevamini kontakti, sest ma sünteesin oma need asjad väga pingeliselt endast läbi selle tähthaaval lugemise. Kui ma kuulen telekast või raadiost, siis see on selline müra, mis natukese aja pärast lahtub ja see ei kasvata minu sees väga palju, väga intensiivselt mitte midagi. Ma saan küll infot ja tegelikult ka sellest on kasu. Väga soovitan YouTube'ist või ükskõik kus te vaatate mingisuguseid teadussaateid, see kõik on väga põnev ja väga kasulik, aga eeldusel, et te ikkagi loete samal ajal, sest siis te kasvatate seda kõike mingisugusel hoopis sügavamal ja mikrotasandil enda sees ja see kangas on palju tugevam ja palju avaram. Ja kui te loete, siis sinna sisekosmosesse
tekivad justkui uued planeedid, uued tähed, seda on lihtsalt hea niimoodi ette kujutada, eks ole. Ma ei teadnud mingit asja, ma lasin selle endast lugedes läbi ja sünnibki mingisugune reaalne täht või planeet minu sisekosmoses ja seda ei olnud enne seal. Aga kui ma seda lihtsalt kuulen kuskilt, võib-olla ka sünnib see sama täht, aga võib-olla ta on tuhmim natukene, võib-olla ta ei ole päris nii särav või see planeet ei ole nii tugev või sellise fauna ja flooraga, nagu ta võiks olla, et kui sa loed midagi sellist, eks ole. No see on selline piltlik näide jälle, et mis minu jaoks, mis ma arvan, eriti tänapäeval, miks ma räägin seda, on see, et nii palju segajaid on lugemise teel, eks ole. Teil on nii palju, minu siis kui mina olin, ütleme siis 80-ndatel, meil oli ainult ETV ja Kesktelevisioon, ma ei näinud ju Soome televisiooni ka. Ma praegu tunnen, et õnneks, et tänu sellele ma võib-olla lugesin natuke rohkem. Sest lugemine oligi samas ka meelelahutus. Lihtsalt sa ei saanud seda meelelahutust kusagilt mujalt kätte kui mõnest heast raamatust ja siis ma kujutasin ette tohutult kadestades, kui Tallinnast tulid sugulased ja rääkisid, mis Knight Rideri järgmises osas sai ja kuidas see Michael Knight, teate küll, seda on mingi see kitt ja rääkiva auto, mille kellaga saad suhelda. Ma olin nii kade, ma mõtlesin, et issand jumal, nad näevad selliseid asju põhimõtteliselt iga päev, et see oli ahastama ajab lihtsalt. Ja siis ma ühel hetkel nägin seda RTL-i pealt saksa keeles, kus David Hasselhoff rääkiski oma esivanemate keeles, saksa keeles ja see ei ole midagi nii sellist, millest nii jõudsid unistada, et ma ise kujutasin seda kõike isegi veel nagu kuidagi huvitavamalt ette, siis ma vaatan lihtsalt mingi kandiline auto, mingid imelikud asjad, et ei olnudki see asi nii palju väärt tegelikult. Aga samal ajal võib-olla tõesti oli lihtsam lugeda tänu sellele, et ei olnud segavat meelelahutust nii palju mujalt võtta ja ma ei tea, ilmselt tõstke käsi ausalt, keda tõesti lugemine paelub ja kellele meeldib lugeda. Väga hea, ikkagi arvestada ja palun rääkige neile sõpradele, kes nii entusiastlikud ei ole, et tegelikult see on põnev ja ega seda sundida ei saa. Ja teine asi on see, et ma soovitangi lugeda neid asju, mis on lihtsalt põnevad, et neid, kes ei ole veel lugemisega nii head kontakti saanud, et ärge võtke siis sellist raamatut, mis teile tundub igav või tundub, et on teile peale surutud. Võtke mingi lahe, mingi põnevik või mingi asi, hakake minema. Peaasi, et te leiate selle mõnu üles, et see on äge ja kunagi loete võib-olla siis Nietzsche't või midagi muud juba, mida teil oli võib-olla ühel hetkel vara lugeda lihtsalt, eks ole. Et selles mõttes võtke rahulikult ja peaasi, et te naudite kogu seda protsessi. Jah, et see oli siis võib-olla selline, ma vaatan vahepeal, kas ma olen, tund aega olen juba ära peaga lobisenud. Ma pean õppima seal on kell olemas. Ühesõnaga, et ma selle lugema kihutamisega ma võtakski tegelikult oma siin viibimise kokku ametlikult, aga te võite küsida mult ükskõik, mida te tahate, kui teil on küsimusi tekkinud, et siis me võime lobiseda niisama veel natukene. Nii. Vist ei tööta. Ja tähendab, et põhiline on see, et ma tavaliselt ise pakun välja teema ja tegelased ja kogu selle maailma justkui pakun ise välja, et väga hea küsimus. Ma pean žanri reeglitega arvestama ikkagi. Kui näiteks TV3 tellib komöödia, siis ma ei saa hullu panna selles mõttes, et ma kirjutan neile tragöödia selle asemel. Kuigi on ka juhtunud näiteks selline sari nagu, kas te teate sellist sarja, Ago Anderson mängis seal peaosa ühte sellist patrullpolitseinikku, selle nimi oli Ment. Mina seda nime ei pannud muuseas, ma alati toonitan, see tuli kanalist, et mina tahtsin panna Konstaabel eestikeelse ilusa nime, aga neil oli Konstaabel oli juba olemas, neil oli mingi doksaade, mis rääkiski ühest konstaablist. Nad ei saa panna kahte sarja korraga jooksma kevadesse, kus mõlema nimi on Konstaabel, nad inimesed lähevad segadusse lihtsalt. Ja siis nad ise pakkusid, et kuulge, et see peategelane on ju Ment tegelikult, eks ole. Selline natuke eluga jänni jäänud ja natuke lohakas politseinik, ütleme siis. Ja võt selle sarjaga tegelikult oli see sinu küsimus, praegu viis mu mõtte selleni, me lubasime, et me kirjutame sellise jantliku
noh, sitcomi, ehk siis kus kogu aeg saab mingit nalja, a la, et banaanil libisemisega jalaga tagumiku naljad, eks ole, ja elu ju pakub politseiniku suhtlemine erinevate kaabakate või kodanikega, kes kõik on hädas, see pakub ju materjali selliseks asjaks ka. Aga kuidagi hakkas see lugu jooksma hoopis sellise reality stiilis, sellise hoopis peenema kuidagi koega hakkas see lugu välja tulema. Ja siis, noh, põhimõtteliselt oligi niimoodi, et me saime, esimene osa oli eetris, siis nägi ka tellija, ehk siis TV3 esindaja paar päeva enne eetrit nägi seda ja helistas, ütles, et mida te teinud olete? Ma tellisin teid komöödia ja isegi me tegime isegi nii osavalt, et isegi see treiler, mis teles jooksis, oli hästi naljakas ja seal olid ainult naljakohad sees. Ja siis ta oli täiesti ei, see oli väga hea, aga see pole üldse see, mida ma tellisin, mida te tegite. Ja ta oli tõeliselt nagu hämmingus, aga väga iseenesest hea inimene ja laskis selle ikkagi eetrisse. Ja siis ta hakkas nägema, et tänu sellele eksitusele, mis mul siis ühe korra sellise žanri libastumisega tekkis, ta nägi, et tegelikult hoopis teistsugune sihtrühm, hoopis teistsugused inimesed hakkasidki vaatama seda sarja, kes enne ei vaadanudki üldse nende kanalit. Ja ta oli tegelikult pärast rahul, ütles, et väga hea, et me saime mingeid inimesi kõnetada, me saame neile reklaami näidata, mis on ju erakanali ellujäämise vahend, eks ole, et näidata reklaami. Et saame näidata neile reklaami, kes enne üldse meid nagu ei vaadanudki. Ja need numbrid olid okeid ja kõik oli tore ja me saimegi sellise toreda asja teha, nii nagu see meie arust hea oli ja läksime natuke mööda, läksime vastuollu selle töökäsuga nii-öelda, mis meile oli antud. Aga tegelikult reeglina ikkagi peaks, minule pakub tegelikult mingit seesmist rahuldust ja rahulolu, kui ma suudan žanri reeglitest kinni pidada, kui ma teen põneviku või spiooni põneviku, et siis ma üritangi teha ta stiili puhtalt niimoodi, et see oleks see omas kategoorias hästi tehtud. Kõige parem näide, võib-olla kui rääkidagi põnevikudest, on Reetur, mille ma kirjutasin Elisale, mis tuli ka ETV-s eelmisel aastal, vist tuli see esimene hooaeg, eks ole. Ja sellega ma sain stsenaariumid küll selliseks, et ma jäin ise rahule ja ka väljast poolt on tulnud lihtsalt sellist tagasisidet, mis annab nagu mõista, et ma tegelikult olin sellega õigel teel. Aga jaa, võib-olla veel mõni küsimus, ma jään nii pikalt seletama, aga lihtsalt mälestused ju tulevad. Ühikarotte kirjutades mõtled. No kõige põnevam oligi see esimesel hooajal see, et kuidas see töö õigeks ajaks valmis saaks. Et see oli tõeline võidujooks ajaga, et tõesti, kui algul, ma rääkisin, et see kõik hakkas kahanema, see aeg, see, mis oli jäänud ja tõesti lõpuks läks see nagu ikkagi üsna paaniliseks, aga need olid viimased osad, kus läks see tõeliselt kiireks ja õnneks me suutsime need nagu kenasti ära ka vormistada ja teha. Aga mu enda jaoks võib-olla ühikarottides, võib-olla kui nüüd mõtlema hakata, siis minu jaoks oli kõige põnevam võib-olla hoopis see roll, mida ma ise seal ka mängisin, et ma sain seal mängida ühte sellist vastikut tegelast, narkodiilerit, kes hoidis siis seda Lauri Pedaja tegelast kuidagi lõa otsas ja see oli mulle nagu näitlejana lihtsalt väga huvitav töö, sest ma sel ajal olin juba teatrist ära tulnud ja tundsin ka teatud kipitust selle näitlemise töö poole, eks ole, või sellist tõuget. Et võib-olla see oli siis, kui mõelda hoopis, et ei olnudki kirjutamisega seotud. Nii. Olete kirjutanud? Väga raske küsimus selles mõttes, et iga töö, mida ma teen, ma püüan seda teha kirega. Ma tavaliselt armun üsna kiiresti ära sellesse töösse või teemasse või millega ma parasjagu tegelen, et kui algul on vaja natuke sisse elada ja siis mõnikord isegi natuke trotslikult minna nagu sisse sinna, aga siis ma hakkan seda maailma tunnetama ja nägema ja ma hakkan seda armastama. Ja sellepärast on nagu raske öelda, et mis on kõige kuidagi armsam või parem enda jaoks, aga tavaliselt on nagu viimased tööd, mis on lihtsalt kõige selgemini meeles veel kogu see
armastus ja see protsess on selgemini kuklas kuskil, et võib-olla need tulevad ette, et te ei ole näinud võib-olla paljud, sest platvormis üleval maksu mingisuguse müüri taga või mis neil seal on, huubis, on teil kellelgi Elisa huub üldse? Nad ei ole veel Tartusse jõudnud vist, aga ühesõnaga on selline sari nagu Valguses ja varjus, mis toimub väikses külakeses, selline põnev lugu tegelikult ja kahe väga nagu võimsa naistegelase vaheline selline piikide murdmine on siis esimene hooaeg. Ja seda oli mul endal väga põnev kirjutada, sest mulle meeldib alati ka minna sellistesse väikestesse suletud keskkondadesse, kust ma ise tegelikult olen pärit, et ma olen kasvanud Siimusti Alevis, kus oli 1000 inimest võib-olla ja lasteaed oli paksu metsa sees, tõepoolest metsloomad jooksid või jalutasid ringi aia taga ja mitte kogu aeg, aga ikkagi vahel oli. et mulle nagu meeldib minna tagasi sellistesse kohtadesse ja seal on mingid süsteemid, mingid saladused, mingi väike kogukond, kes on mingis mõttes monoliitne ja kui keegi väljastpoolt tuleb, siis ta satub nagu natukene sellisesse ärevasse olukorda, teda hakatakse kohe hindama. Sama on ilmselt see, kui sa tuled teisest koolist näiteks ümber teise kooli, siin on juba mingid süsteemid ees, eks ole, sa pead hakkama nagu natuke nagu õrnal jääl kusagilt liikuma, et mitte kaussi kohe ümber keerata ja olla kusagil, ma ei tea kus, eks ole. Et igal pool neid süsteeme on igal tasandil ühiskonnas ja maailmas, et ühesõnaga, aga mind nagu erutavad need ja see sama sari ka natukene räägib nendest asjadest. Mulle väga meeldis selline sari nagu Varjude maa, mis üks esimesi põnevikke, mis ma sain ka kirjutada, ma ei tea, kas te seda teate üldse, et see oli ka, ta ei olnud kõige vaadatavam, sest ta ei ole komöödia, ta on selline thriller tegelikult. Tegevus toimub Saaremaal siis hoopis ja ka üks naine tuleb Tallinnast oma isa matma, kes on õnnetult surma saanud, siis tuleb välja, et see oli mõrv hoopis ja ta hakkab seda lahendama. Reetur muidugi oli ka kindlasti, see oli lihtsalt nii raske ja nii suur töö, et sellega kindlasti oli see väga põnev ka ja väga oluline mulle. Võib-olla neid mainikski praegu, et sellised viimase aja ja siis üks ka kaugemalt sellised tööd. On teil midagi uut ka tulemas, millest tohite rääkida? Ja, et praegu, mis puudutab filmimaailma, siis tegelikult on meil Oskar Lutsu Soo jutustuse järgi tehtud film valmis juba aasta aega peaaegu. Aga tänu sellele õnnetule koroona olukorrale on seda esilinastust lükatud edasi, aga kõigi märkide järgi ta vist jaanuari algul tuleb välja ikkagi kinodesse. Et seda ma soovitaks küll vaadata, et see on ka selline, kui me jällegi ka kinos oleme sunnitud teatud põhjustel tegema päris palju komöödiaid, et kuna meil on erarahastus seal taga, siis nad tahavad oma raha tagasi saada ja alati on see hirm ja mis on ka põhjendatud, et kui sa teed liiga tõsise asja, siis vähem inimesi tuleb vaatama ja me tegime sama skeemi järgi Talve, eks ole, kui te teate, olete näinud seda, et siis lõpetada see suur nagu filmisaaga ka ära, kuna raamatu kujul ta justkui on lõpetatud, kuigi see ei olnud päriselt ikkagi Oskar Lutsu kirjutatud ilmselt see viimane osa. Päris ma ütlen 99% võib öelda, et see ei olnud Oskar Lutsu kirjutatud, see oli lihtsalt niivõrd teises võtmes ja seal oli mõni lehekülg Oskar Lutsu sees ja siis sa saad aru, et see on Luts, aga see ülejäänud nagu ei ole. et detektiivid ja kirjandusteadlased on selle igal juhul lahti muukinud ja siis me saime selle vabaduse tänu sellele teadmisele, et see ei ole päriselt Lutsu kirjutatud, et prooviks siis filmi teha lutsulikuma lihtsalt, et ta läheks samasse ritta nende eelmiste toredate filmidega ja samal ajal, et oleks ka, ta ikkagi ka inimesed eeldavad, et seal on ka nalja, et selles mõttes läks tellija ja meie nägemus kokku, et võiks olla humoorikas film, samal ajal samas ka mingis mõttes kergelt nukras sünkroonis eelnevate filmidega. Ja siis nüüd on siis see Soo, eks ole, mis ootab riiulil, et see on nüüd tulemas, samal ajal valmistame ette Valguses ja varjus teist hooaega, aga see on esimene hooaeg tuleb vist järgmisel aastal ETV-sse, et siis saab laiem avalikkus seda ka näha. Ja on mitmeid projekte laual veel, millega me töötame, tõesti vara rääkida, aga mida ma võin öelda on see, et me tegime ka suvitajatest siis oma versiooni
siis Smuuli jutustussuvitajad, millest on tehtud fantastiline kultusfilm Siin me oleme. Kui te teate, seda näitab ikka aeg-ajalt telekas ja see on legendaarne asi ja ikka jalg värises, et võtta nüüd see ja teha sinna kõrvale nüüd siis sama jutustuse põhjal uus asi, aga mulle tundub, et midagi me tegime seal sellist küll, et võiks täitsa olla huvitav vaadata, et täitsa lõbus, ma ei ole ise seda materjali veel näinud, aga täitsa lõbus oli sellega töötada ja see peaks ka tulema välja nüüd talvel millalgi, et minu poolt on see töö muidugi tehtud juba tükk aega tagasi, aga kui rääkida lihtsalt sellest, et millega ma siin koos oma sõpradega tegelen, siis see on ka tulemas, jah. Kas teile meeldib rohkem kirjutada siis teatrilavastusi või siis filmi ja sarju ja mis nende nagu suurim erinevus võib olla? Ja tähendab ongi see, et minu töö laias laastus jagunebki kaheks, et üks on selline nagu, mis on praeguseks hetkeks kujunenud päevatööks, ehk siis lihtsalt ametiks, et ma tegelen stsenaariumitega. See on see koht, kus ma justkui nüüd, see algas ka hobina tegelikult, aga ma annan aru, et seda tööd on lihtsalt nii palju olnud viimase 10 aasta jooksul, et see on tegelikult mu päevatöö. Ja siis hobi korras või see, mida ma tegelikult väga ise tahan teha, on siis teatritekstid, raamatud. Mul on olnud 3 raamatut välja tulnud, esimene siis midagi tõelist, mida ma nägin teil ka seal raamatukogus, et see on selline hästi karm, mul on hea meel, et see on koolis olemas, see on tegelikult üsna karm lugu ja väga tänapäevane lugu ja ka seal on tänapäevastest süsteemidest juttu ja ohtudest läbi interneti, on selline väga, väga nagu raske ärakasutamislugu või ahistamislugu, siis väljapressimislugu, eks ole, 2 mehe vahel toimub seal põhiliselt tegevus. Ja siis on Tagamaa, mis on siis novellikogu, mille ma eelmine aasta välja andsin, mis räägib siis põhimõtteliselt Vooremaal ja minu kodukandis ja ka teie kodukandis toimuvatest sündmustest läbi 100 aasta, iga lugu on eraldi lugu ja need tekstid ja siis nüüd see paranemine, mis välja tuli, see luulekogu, et need ongi need, mis on minu jaoks nagu selline tõeliselt iseendasse minek ja iseenda sisse sukeldumine ja sealt mingi asjaga välja tulemine, väga isiklikud, väga üdini minu asjad, keegi ei ole mul tellinud neid, ma olen need iseenda jaoks, ma olen lihtsalt, ma ei ole saanud ilma selleta elada, et ma pean need nagu välja võtma endast ja tegema, et see on, see ongi see pool, ilmselt see teine pool nagu ja erinevus on, ja ka teatritekstid lähevad sinna alla, et reeglina mul tellimusi ei ole, ma ise kirjutan, mida ma ise tunnen, et ma tahan teha. Et erinevus ongi see, et ühel pool on kindel struktuur ja tähtaeg, teisel pool olen ainult mina ise selle sama kipituse või tuksega, mis mul lapsest peale on olnud ja lihtsalt sukeldun kuskile ja tunnetan, proovin intuitsiooniga kaasa minna vaistuga ja olla selles keskkonnas, et võimalikult täpselt saada endaga kontakti, saada kontakti sellega, mida ma tegelikult öelda tahan. Et see ongi see vahe lihtsalt. Aga siis, kuna oli vist viimane küsimus, et või on kellelgi midagi tõeliselt olulist, mida veel küsid? Siis näiteks niimoodi, et kui kellelgi on veel küsimusi ja teil on selleks aega, siis nad jääksid teiega hiljem sellest vestlema. Mul on veel vesi joomata, ma joon vett ja siis räägime. Aga aitäh teile, väga tore oli teiega siin viibida, tore on näha selliseid säravaid silmi ja särtsakaid noori ja pange täiega. Ja aitäh meie poolt ka ning selleks, et teil ikka küll praegu veidike lumistel, aga siiski üldjuhul Eesti puhul vesistel ilmadel jääks kõik head mõtted kaitstuks, siis Petersoni vihmavari, mida ei tohi toas avada, sest see toob ebaõnne. Kuuldavasti. Aitäh teile. Aitäh, see on väga armas.